Jörgen-Mattias Talviku, palju õnne tänase Kiviõli Eesti meistrivõistluste avaetapi MX Open klassi etapivõit kuulub sulle. No räägi meile, kas tuli see võit lihtsalt? Ei, lihtsalt ei tule kunagi, et selles suhtes alati peab vaeva nägema, aga ma arvan, ma tundsin ennast rajal suht kindlalt täna ja suutsin niisugust kontrollitud hoogu hoida, et rada oli päris niisugune triki, võiks öelda, et pidi väga nagu vaimselt kohal olema rajal, et kiirus oli suur ja viga oli lihtsalt tulema, aga ma arvan, et päeva lõpuks kõik sujus väga ilusti ja väga õnnelik selle päeva üle. Kuidas sa oma startidega võib-olla rahule jäid? Startidega pigem mitte, et esimene start täitsa ebaõnnestus, teine start juba natuke oli parem, aga ütleme, et pole ammu mulla pealt startinud ja ütleme, et natuke jäi vajaka startidest, aga suutsin head esimesed ringid teha ja see päästis mind päris palju. Ma vaatasin jah, et võib-olla stardid ei olnud just need, et pidid tilgaga ikka alguses pusima. Jaa, et tegin nii-öelda fännidele ka natuke show'd, et põnevamaks. Et ei, tegelikult ideaalis oleks tahtnud stardist ka minema saada ilusti, aga on mis on. Suutsin suht kähku selle esikohale pääseda ja nii-öelda vahet kontrollida. No tõesti, nagu sa mainisid, siis sa suutsid niisuguse mõnusa vahe sisse sõita, said rahulikult omas tempos sõita, nagu ma aru sain. Jaa, just nii oligi, et saime see nädal jällegi natuke tsiklit testida, et kuna see projekt meil on kõik tegelikult nii värske alles, siis me kogume suht palju infot ja katsetame veel tsiklit, et nii amordi kui kogu see balansi suhtes, et asi võtab natuke aega, et veel nagu täitsa niisugune kodune tunne leida üles, aga olen väga rahul selle paketi, masina ja kõigi toetajatega, kes meil selja taga praegu on, et naudin täiel rinnal praegu. No kolmapäeval oli pressikonverents ka, siis sa ütlesid, et tegelikult enne tänast etappi on plaanis veel paar trenni teha. Millist informatsiooni need trennid sulle võib-olla andsid su enda vormi kohta või siis ka tsikli kohta? Jaa, et ütleme üldse suur tsikkel on ja 4,5 2 poole pealt tulles seda annab nii-öelda kinni hoida ja ohjeldada, et ma üritan nagu elu natuke lihtsamaks teha, et kõik tuleks sujuvalt ja kindlalt välja ja selleks me testime, aga suurt vaeva ma näen nagu tsikli balansiga, et kui see on nagu paigas ja mulle meeldib, siis tuleb rajal ka kõik nagu nii-öelda muu seas välja suhteliselt, et sellega me neljapäeval vaeva nägin ja suures plaanis siis künnapaste abiga amordisettingut ja samamoodi Reijo Engman siin aitab igasuguste tsiklijuppidega, et ka Yamaha peal pikalt olnud, et siis selliseid kogenuid mehi on nagu vaja enda ümber. Ma vaatan, et sa ise ka päris palju ikkagi päeva jooksul paned käsi külge erinevate tegevustega, et kas see sind enne sõite ära ei väsita? Eks ta natuke ikka väsitab, et ideaalis see on ka üks koht, kus ma natuke pean vaeva nägema, et võistluspäevad ei oleks võib-olla nii tormakad, et natuke rohkem aeg maha võtta, aga nagu ma ütlesin ka, et see projekt on nii uus alles ja kõik see värk, et samamoodi endal mehaanik leida, et see ei olnud üldse kaua aega tagasi, kui meil õnnestus kokkuleppe, siis mul mehaaniku Meelisega saada, et iga asi võtab nagu aega selles suhtes, et täpselt liini peale saada ja asi jookseks hästi, aga ütleme, et asi läheb paremaks. Igal juhul aitäh ja palju õnne veel kord! Super, tänud!